Tere, minu nimi on Mattias H. Nurmik ja täna ma räägin elektriahela energiajäävuse seaduse katsest ja mida ma selle katse jooksul õppisin. Sissejuhatus. Katse eesmärk oli uurida elektriahela käitumist avatud ja suletud lüliti korral. Soovisin kontrollida, kuidas muutuvad pinge, voolu tugevus ja takistus erinevates tingimustes. Tulemusi võrreldes sain parem arusaama elektriahelate põhimõtetest ja energiajäävuse seadusest. Katseseadmed ja meetodid. Kasutasin järgmisi seadmeid, alalispingeallikat, 3 takistit oli, samuti kasutasin multimeetrit pinge ja voolu mõõtmiseks. Ja siis oli muidugi ka lüliti, et kontrollida selle vooluringi olekut. Mõõtsin pinge ja voolu nii avatud kui ka suletud lüliti korral ning arvutasin need takistused ja võimsused välja. Mõõtmistulemused. Tulemused näitasid, et suletud lüliti korral oli voolu tugevus suurem ja pingelangus väiksem. Avatud lüliti korral muutus voolu jaotus ja kogu takistus suurenes ja takistuse väärtused jäid ligikaudu konstantseks, ehk siis see näitas mõõtmiste täpsust. Diagrammid. Diagrammid näitasid pinge ja voolu muutust avatud ja suletud lüliti korral ja need diagrammid aitasid minul visuaalselt paremini mõista, kuidas elektriahela komponendid siis üksteist mõjutavad. Analüüsi järeldused. Katse kinnitas energiajäävuse seaduse kehtivust elektriahelas ja elektriahela omadused muutuvad vastavalt lülitolekule, ehk siis kas see on suletud või avatud. Ja mõõtetud ja arvutatud väärtused olid kooskõlas teoreetiliste andmetega. Kokkuvõte. See katse andis mulle praktilise kogemuse elektriahelate mõõtmiste ja üldse analüüsimise kohta. Väga ei ole varem elektriga elus nii palju kokku puutunud. Et kindlasti väga hea mulle isiklikult. Õppisin ka, kuidas erinevad komponendid siis mõjutavad voolu ja pinget ja saadud tulemusi saab rakendada ka igapäevastes elektriahelates. Sellest siis sain aru. Aga tänan kuulamast ja nägemist.